Oleks siis mõistlik hakata vaatama natukene talvevarustusest. Kui siin hakata vaatama just landipüügi poole pealt, mis siis oleks mõistlik siis talveks endale varuda. Mina isiklikult püüan siis röövkalu, haugi ja koha peamiselt viiblantidega. Ja kui nüüd hakata mudeleid vaatama, siis siin on hästi erinevaid siis suuruseid, värve ja ka mudeleid. Viibide puhul siis üldreegel on see, et suuremate viibidega saab püüda sügavamas ja väiksemate viibidega siis saab püüda ka madalamas vees, sest need hakkavad juba tööle väiksemal sügavusel. Et näiteks antud suurema mudeliga olen mina püüdnud alates 4-meetrisest veest, samamoodi sellega saab püüda juba 3-4 meetrises vees, kuid sellised väiksemad landid toimivad ka juba 1,5-2 meetrises vees. Kui värvide poolest rääkida, siis antud toon on minu üks lemmikuid. Sellele ma isegi olen lisanud siia värvikolmiku, UV värvikolmiku. Neid saab ka Salmo poodidest soetada. Ning samuti ka vana hea klassikaline kiirabi ning ka näiteks selline värv. Sellega ma olen siis väikejärvedes saanud päris edukalt ka koha. Kuna eelmisel aastal jääd ei olnud, aga jõudsid siis Salmo poodidest sellised uued igasugused viipmudelid ja värvid, siis ootan huviga seda hooaega, et saaks nüüd seal juba katsetama hakata. Näiteks antud värv, ma arvan, et võib väga edukas olla Pärnu jõe kohapüügil. Samamoodi siis roosa värv ja ka siin leiab valikust siis klassikalise punavalge kombo. Ja ka anda teisi selliseid naturaalsemaid värve, juhuks kui kala eksaid värve siis tol päeval ei eelista. Ja mis ritvadega siis oleks mõistlik neid viiblantidega püüda. Mina olen alati kaasas mitu ritva, et saab panna erinevate ritvade külge erinevad landid, siis ei pea kogu aeg külmade kätega neid vahetama, et väga mugav võtad kastist uue ritva ja saad lante niimoodi vahetada. Et üks ritv on mul siis siin Pike mudel haugipüügiks nii-öelda, millel on siis Maiko rull peal ning teine on siis eelmise aasta uus mudel Viip Trio, millega on siis väga hea püüda viiblantidega. Antud ritval on ka siis kaasas 3 erineva jäikusega tippu, et sobib vägagi erinevate raskustega lantidega püügiks. Ja siin on siis peal uus siis talirull Maiko Trigger. Siin on väga mugav selline päästik, mille abil siis saad lanti alla lasta. Väga mugav rull, soovitan. Ja loodame, et siis erinevalt eelmisest aastast tuleb sel aastal ka piisav jääkäte, et saame kõiki neid talvemõnusid nautida ning ka jää pealt ilusti kala püüda.